Tallink on muutuv ettevõtte olnud viimased 30 aastat. See tiim, kellega me praegu tegeleme, ongi süsteemne, see on insenerid. Ja insenerid on harjunud mõtlema väga süsteemselt ja just selline ProSky ja Atkari nagu metoodika, ta annab sellise hea süsteemsuse, millest lähtuda, kuidas minna. Kuid tegelikult selle taga on ju palju rohkem. Seal taga on organisatsiooni kultuur, kuidas sa oskad seda organisatsiooni kultuuri äärmususi ära hoida läbi õigete meetodite. Ja kui küsida, et mida siis on kogu muutuste juhtimise koolitus andnudki, süsteemsus ja arusaam, kuidas on võimalik negatiivseid töötaja kogemusi ära hoida. Tallink on olnud harjunud tegema oma muutusi väga kiiresti. Paljud on õnnestunud, paljud on ebaõnnestunud. Pigem on see selline küpsuse küsimus, et me oskame paremini nüüdse suuruse juures oma muutusi juhtida. This has been like a very beneficial course because now I feel that I have proper tools to plan and start and monitor the whole project involving other people and other parts of the organization. So feel confident after this. Kõik, kes saavad aru, et uus reaalsus on muutumine. Ehk muutumise kiirus tänapäeval võrreldes 50 aastat, 100 aastat tagasi on hoopis erinevad. Ja kõik, kes sellest aru saavad, on see kursus kindlasti abiks ja toetavaks. I would recommend it for the head of departments in my unit because they are often the ones making a change management process in involving the whole team.